Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Darashenko ja eetris on selle aasta esimene aktsiaturu ülevaadesaade. Ja see saade, selles saades me vaatame üle sellised üldisemad aktsiaturu teemad, majanduse teemad ja muidugi ka firmade fundamentaalid, see, mis mõjutab aktsia hinna pikas perspektiivis ja sellest me ka täna räägime. Ehk põhimõtteliselt see saade meil puudutab sellist nagu pikemaajalisemat vaadet ja kui te tahate rohkem teada sellest tabelist, mis on hetkel tees, siis mul on olemas kaks videot, kus ma rohkem selgitan selle tabeli. Nii, mis teemad me siis täna vaatame, et üldised majanduse teemad meil tulevad inflatsiooni ja tööjõuturu värsked andmed, et vaatame need üle, seal on huvitav areng, just tööjõuturu andmetega on toimunud. Siis vaatame natukene eelmise aasta statistikat, kuidas 2025 läks Dow Jonesil ja S&P 500 aktsiatel, et mis olid parimad ja halvemad aktsiad ja võib-olla siis sealt pakute midagi ka täpsemaks ülevaatamiseks, mõned aktsiad järgmistes saadetes. Siis natukene räägime ka kulla hinna tõusust ja siis jah, nagu sai mainitud juba täna natukene rohkem räägimegi seosest aktsia hinna ja kasumi vahel, kuidas siis firmade kasum ja dividendid mõjutavad pikas perspektiivis aktsia hinna. Siis räägime sesoonsetest mustritest ja mõned huvitavad kvartaaltulemust meil oli eelmine nädal. Constellation Brands, üks firma, mis me siin hiljuti vaatasime üle väga detailselt ja siis vaatame, mis siin värsked andmed tulid. Ja siis VD40 ja Simulations Plus ka paar sellist nagu huvitavad firmad. Nii, enne kui me veel alustame, siin väike teadaanne, et siinsamas YouTube'i kanalis on võimalik liituda ka tasulise kanaliga, et see on mõeldud rohkem kauplejatele just, et sellel kanalil meil toimuvad 2 korda nädalas otseülekanded, striimid, tavaliselt siis teisipäeval, neljapäeval, siis kui aktsiaturg on avatud, vaatame seal aktsiaturu seisu üle nädala sees ja siis näitan ka, mis aktsiad ja kuidas ma neid kauplen. Ja muidugi saab siis ka esmaspäevast aktsiaturu analüüsi otse-eetris kell 12 natukene varem vaadata, kui ma teen seda avalikuks. Nii et kui tegelete kauplemisega ja tahaksite rohkem ka minu poolt update'e saada, liituda ka meie Discordi kanaliga, siis võite kaaluda liitumist siin YouTube'i tasulise kanaliga. Nii, ja nüüd alustame siis tänase saadega. Alustame siis värsketest üldistest majandusteemadest, et meil siin just tulid värsked tööturu andmed detsembri kohta, non-farm payrolls, ametlik tööturu statistika. Ja me näeme, et detsembris meil siis tuli 50 000 uut töökohta, nats vähem kui novembris. Ja kui vaadata siin graafikut altas 2023, et me siin eelmises saades ka just vaatasime need non-farm payrolls ja mõned graafikud, siis on näha tegelikult, et töökohtade loomine on aeglustub ja isegi meil on nüüd siit näha 3 kvartalit või 3 kuud eelmine aasta, kus tegelikult töökohad olid kaotatud ja eriti siin paistab silma see novembri turg, kus meil oli kaotatud rohkem kui 150 000 töökohta. Ja tegelikult algselt raporteeritud siin ei olnud nii palju töökohti kaotatud ja siin juunis meil olid ka alguses siis positiivne number, aga mis on juhtunud, siin parempoolne graafik meil näitab, et varasemad andmed oli üle vaadatud ja me oleme sellest ka varem rääkinud, et viimasel ajal väga palju vaadatakse negatiivselt just üle, et esialgselt raporteeritakse head tööturunumbrid, siis kui enam sellest nagu minevikust väga palju ei räägita,
Siis vaikselt siin vaadatakse üle ja me näeme, et põhimõtteliselt punased tulbad, et esialgne number ja siis üle vaadatud number ja see näitab meil siis vahet, et siin igas kuus tegelikult alates 2025 jaanuarist põhimõtteliselt terve eelmise aasta numbrid olid üle vaadatud madalamale. Ja siit me näeme, et juuni esialgne number oli tegelikult peaaegu 150 000 uut töökohta, tegelikult hetkel juba näitab meil miinuses. Siis august meil läks ka miinusesse ja siis oktoobris me näeme suur muutus, esialgselt oli -100 000, nüüd on rohkem kui -150 000. Et selles mõttes tööjõuturg on isegi veelgi nõrgem, kui oli esialgselt raporteeritud, nii et see on natukene murettekitav, et võib-olla siis ka need numbrid, mis meil olid detsembri kohta raporteeritud, et need ka mingi hetk vaadatakse üle, selgub, et siin oli ka kaotus. Aga jah, see, et meil on siin juba järjest hakkavad ka sellised nagu miinuskuud tekkima, see juba näitab, et Ameerika tööjõuturul on oluline aeglustumine toimumas. Mis puudutab inflatsiooni, et meil tuli värske inflatsiooni andmed detsembri kohta, CPI, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon. Siin suurt muutust võrreldes eelmise kuuga ei olnud, et aastane inflatsioon jäi siin 2,7% juures, võrreldes eelmise kuuga 0,3% kasvas. Ehk suht hästi näha, et siin tegelikult terve eelmine aasta oleme siin stabiliseerinud kuskil sel tasemel 3% juures. Endiselt natuke kõrgemal tasemel kui Federal Reserve'i soovitud 2%, aga vähemalt inflatsioon enam ei kasva. Ja kui vaadata core CPI ehk põhimõtteliselt inflatsioon ilma toiduta ja kütuseta, siin on ikkagi mõni aeglustumine on veel olemas, et siin me näeme, et see inflatsioon läheb madalamaks ja hetkel oli siis 2,6%, mis tegelikult viimati nii madal core CPI oli meil 2021 kevadel. Et siis inflatsiooniga olukord paraneb, tegelikult selline nagu halvenev tööturg, ta võib ka mõjutada positiivselt inflatsiooni, ehk siis on nagu vähem töökohti, vähem raha jääb inimestele kulutada ja see viibki siis sellist nagu hinnasurvet madalamale ka, et siis kui inimesed hakkavad vähem tarbima, siis müüjatel on raske siis hinnad tõsta, et pigem siis hakatakse hinnad ka alandama, et siis nõudlus või inimesed saaksid endale kaubad ja teenused lubada. Nii, vaatame siin mõned huvitavad veel statistilised andmed eelmise aasta kohta ja alustame Dow Jonesi indeksist. Dow Jonesi indeks tegi meil siin tegelikult huvitava rekordi. Et kui vaadata, siis see parempoolne graafik näitab meile, kui palju all-time highs ehk sellised nagu kõigi aegade tippusid olid konkreetses aastas saavutatud, ehk põhimõtteliselt kui meil indeks tõuseb, aasta algab, jõuab uue tipuni, see on 1, siis kui jõuab veel uue tipuni, siis on 2, võib-olla vahepeal tuleb korrektsioon ja siis tuleb 3 all-time high. Ja siis vaadatakse jah, kui palju kordasid siis niimoodi indeks jõuab uue kõigi aegade tipuni ja siin me näeme tegelikult, et Dow Jones alates aastast 2013 iga aasta on praktiliselt vähemalt ühe sellist nagu all-time high on teinud. Siin oli väike selline nagu paus 2022-2023, aga ka siis sai 2 ja 7 new all-time high saavutatud. Ja üldiselt meil on hetkel siis 13 aastat järjest olnud see ja sai ületatud see periood, mis oli siis enne dotcomi või dotcomi mulje ajal alates 89 kuni 2000, et siis oli 12 aastat järjest. Siis muidugi, kui dotcomi mull lõhkes, siis meil oli siin 5 aastat, indeks oli siis, tegi suurema korrektsiooni ja et uut all-time high'i teha, siis peale seda suurt korrektsiooni oli 5 aastat vaja, et turg taastuks ja teeks järjekordset sellist kõigi aegade kõrgemat tippu. Kui vaadata seda graafikut veel, siis siin on huvitav, et varem meil olid
päris palju selliseid perioodi, kus indeks tegelikult ei teinud sellised nagu tippusid, et tegi tippusid, siis põhimõtteliselt 10 aastat või rohkem ei saanudki kõrgemale tasemele, et kuskil külgsuunas või madalamal tasemel kauples. aga jah, siin alates võib öelda 80-ndatest kuskil, noh, täpselt siis, kui kullastandard oli kaotatud tegelikult kullast me ka täna räägime, et siis hakati rohkem raha printima ja nüüd me näeme, et tegelikult alates 80-ndatest me näeme vähem selliseid nagu seeriaid, kus indeks ei saavutagi oma kõigi aegade kõrgemat tippu. Mis aktsiad olid siis parimad ja halvemad Dow Jones indeksis? Dow Jonesis, seda kutsutakse ka Dow 30 indeksiks seetõttu, et seal on kõigest 30 aktsiat. ja nendest aktsiatest parim oli tegelikult Caterpillar, et selline nagu traktorite ja muude selliste nagu tehnikate tootja. 60% eelmine aasta on tõusnud, teisel kohal pank Goldman Sachs või investeerimisfirma 56% ja Johnson and Johnson ka tundub olevat selline igav firma, aga selle tootlus ületas isegi Nvidia tootluse eelmine aasta, et Johnson and Johnson tõusis 47,5% ja Nvidia 39% peaaegu. halvemad aktsiad olid United Health Group, UNH, mis on palju kogunud, -33% ja Salesforce -20%. Nike on ka suurema languse teinud, -13%. aga nagu me näeme, enamik aktsiatest lõpetas aasta ikkagi positiivselt ja päris palju aktsiad oli, enamik kui pool olid sellise nagu kahekohalise tootlusega isegi. Kui me vaatame sarnased andmed S&P 500 indeksi kohta, S&P 500 indeksis meil on siis 500 suurimat firmasid. ja siin alustame ka kõigepealt sellise graafikuga, mis näitab meil needsamad all-time highs, et kõigi aegade kõrgemad tipud. siin tegelikult me näeme 2022-2023 S&P 500 indeksil oli ikkagi paus, et 2023 ta ei saavutanudki ühtegi all-time high'd ja 2022 ainult üks, see oligi aasta alguses, kus indeks jõudiski tippuni ja siis tegelikult 2 aastat kuulus selleks korrektsiooniks, et siis ta oleks taastunud ja 2024 hakkas uuesti tegema uued tipud ja eelmine aasta oli 39 neist. siin on ka sarnane pattern, et siin peale sellist nagu suur depressiooni 1929 oli just pikk, miks seda aega kutsutakse depressiooniks, me näeme, et kuni aastani 1953 indeks enam ei liikunudki nii kõrgele tasemele, kui ta oli 1929, et alates 1954 sai lõpuks need eelmised tipud ületatud. kui me vaatame, siin ka veel huvitav graafik näitab meil ka tootlust eri aastatel S&P 500 indeksis ja me näeme, et 3 viimast aastat suht head tootlust on näidanud indeks 26, 25 ja eelmine aasta siis peaaegu 18%. üldiselt päris hea seeria meil alates ülemaailmsest finantskriisist 2009, siis oli suurem langus 37%, aga siis sellest ajast alates siin 2009 kuni 2017 iga aasta meil oli positiivne tootlus, 2015 ja 2011 oli ainult selline nagu nõrts madalam, esimene selline miinusaasta tuli alles 2018, aga ka ei olnud väga suur miinus, -4,4%. ja järgmine suurem korrektsioon meil oli 2022, ehk siis 3 aastat tagasi -18%. ja üldiselt alates siin, kui me vaatame alates 2009 ja siis suht hea tegelikult tootlus on olnud, et ainult 2 sellist nagu miinusaastad ja need ei olnud sellised nagu suuremad miinused. kui me vaatame siin veel paar huvitavat lisad sellele graafikule, mis näitab meil sellist nagu analüseeritud tootlust. ja niimoodi nagu aastakümnendite lõikes, et 30-39 me näeme, et tegelikult analüseeritud tootlus oli -1%. ehk see oli meil siis siin tegelikult, kui see
2010ndate lõpus mul lõhkes, me näeme, et siin oli tegelikult 2 aastat suure langusega ja siis kuni 39 tegelikult siin oli ainult 4 sellist nagu tõusuaasta ja enamik olid sellised nagu langused, et selle kümnendi tootlus oli –1%. Siis siin me näeme, et see on tegelikult üsna erinev erinevatel kümnenditel, mõni kümnend on 10%-st madalam, mõni kümnend on siin isegi 19%, 17, 18. Ja siis järgmine halvem kümnend oli tegelikult 2000, 2009, et siis oli ka sarnane tootlus nagu 30-ndates –1% ehk see on see periood siis alates 2000 kuni 2009, et siin just selles perioodis meil saatus 2 kriisi, dotcomi mulli lõhkemine ja siis ülemaailmne finantskriis, et selle kümnendi sees, et need mõjutasid siis oluliselt selle kümnendi tootlust. Ja peale seda 2010-19 meil oli keskmine tootlus 13% ja viimased 5 aastat praeguse seisuga hetkel meil on keskmine tootlus 15%. Nii et me näeme, kui räägitakse tavaliselt sellist nagu keskmisest tootlusest S&P 500 puhul, siis me näeme, et isegi kümnendi lõikes see tootlus võib olla väga erinev. Mis võib-olla on väga oluline, see graafik ütleb meile, et tegelikult investeerida tasub ja just pikaajaliselt, sest S&P 500 indeks, et kui ta oleks investeerinud 20 aasta või oleks raha hoidnud 20 aasta või kauem S&P 500 indeksi, siis tõenäosus, et te olete plussis, on 100%. Ehk põhimõtteliselt garanteeritud, et te teenite siin mingi raha ja siin on välja toodud need. Muidugi sõltub, millal te sisenete, kas tipus või põhjas, et sellest tegelikult võib väga palju varieeruda tootlus, kas 25-aastase perioodi puhul see võib olla 257 ja 5000%, et siis selline nagu ajastus on ka tegelikult oluline, aga jah, et siis pikas perspektiivis aktsiad tõusevad, just head aktsiad. S&P 500 on tegelikult 500 parimat aktsiat, et sealt alati lisatakse välja halvemad aktsiad ja lisatakse uued aktsiad, et sellised nagu aktsiad, mis lagunevad, selles indeksis pikalt ei jää. Seetõttu see on ka üks põhjus, miks ta pikas perspektiivis näitabki sellist nagu positiivset tootlust. Aga lühiajaliselt perspektiivis jah, me näeme, et siis tegelikult tootlus võib väga palju varieeruda, –44 kuni 50 pluss 53% ja tõenäosus olla positiivne on 73%, et lühiajalises perspektiivis rohkem selliseid nagu emotsionaalsed faktorid mõjutavad või see, kuidas hinnatakse tulevikupotentsiaali, et seda me ka kohe vaatame. Aga enne veel vaatame, mis olid parimad ja halvemad aktsiad S&P 500 indeksis. Alustame siis parimatest. Kõige parim aktsia oli SanDisk, SNDK tikeriga, tootlus oli üle 500%, 560 peaaegu. Ja siin esikolmikus just kõik need aktsiad, mis on kuidagi mäludega, kõvakettidega seotud, et see oli selline nagu suur andmekeskuste teise laine buum, kus tuli välja, et väga palju mälusid on vaja osta andmekeskuste jaoks ja tekkis siis mälude defitsiit ja nende hinnad läksid nagu kõrgemale, et siis need firmad, mis toodavad mälusid, said siin isegi 4 esimest kohta, SanDisk, Western Digital, Micron ja Seagate kõik näitasid üle 200% tootlust. 5. kohal meil on Robinhood, ka päris hästi tõusnud natukene üle 200% ja muidugi kulla hinna ja teiste metallide tõusudega me näeme siin ka Metals and Mining sektoris Newmont Company Corporation, et sellist firmat, mis tegeleb just nagu kaevandamisega ja metallidega, et positiivne dünaamika metalliturul on seda mõjutanud. Palantir on siin ka olemas 9. kohal, 135% teinud. Ja teised firmad võite ka siin 21 näha, et tegelikult siin 20. kohal isegi olev CVS Health näitas 84% tootlust, mis on nagu päris arvestatav. Kui vaatame halvemat aktsiat, kõige halvem aktsia S&P 500 indeksis eelmine aasta oli TTD, Trade Desk, ta on kukkunud peaaegu 68%. Pfizer, Deckers Outdoor, Gartner,
nad kõik päris palju kukkunud ja tegelikult neil fundamentaal pole nii palju nagu halvemaks läinud, kui aktsiahind on kukkunud, et nad olid kas liiga kallid lihtsalt näiteks Dekerodor või seal tulid nats halvemad prognoosid nagu Pfizeri puhul, aga siin aktsiahind põhimõtteliselt need neli tundub olevat, et natukene üle reageerinud. Lululemon Athletica on ka siin ja siis United Health Group ka, mis oli Dow Jonesis lõpus, siis siin ka tegelikult on 20 halvemate aktsiate sees. Siin meil on olemas ka Constellation Brands, mis me täna, mille kvartaaltulemus me täna ka vaatame, et see on kukkunud 36%. Andke siis kommentaarides teada, et ma selle ülevaade saade raames vaatan üle ka mõned aktsiad detailsemini, fundamentaalselt ja tehniliselt, kas mõni aktsia sellest listist pakub teile huvi, mis me võiks üle vaadata ühes järgmises saades. Ja võib-olla väike veel kommentaar minu poolt, et tihti ma olen nagu minevikus märganud, et kui sellised nagu topid konkreetses aastas toimuvad, siis tegelikult järgmine aasta need aktsiad, mis näitasid suuremat tootlust, nad enam teist aastat sellist nagu head tootlust ei näita ja tihti need aktsiad, mis tegid suurema languse, nemad järgmisel aastal hakkavad natukene paremat tootlust näitama. Nii et vaatame, kuidas see aasta läheb ja võib-olla siis aasta lõpus vaatame uuesti, mis olid parimad ja halvemad aktsiad ja vaatame, kas see teooria pidas paiku, et kas siis mõni neist halvematest aktsiatest näitavad meil head tootlust see aasta. Nii, lähme edasi ja vaatame mõned graafikud, mis puudutavad kulla hinna. Kõigepealt vaatame, siin meil on välja toodud kulla ETF, GLD, sinine joon, et ta on meil siis eelmine aasta tõusnud 64%. Kulla hind on natukene 64%-st rohkem tõusnud, ETF nats vähem, aga enam-vähem siis sarnane tootlus neil oli 64%. Mis on huvitav, et tegelikult Bitcoin, mida nimetatakse tihti ka selliseks digitaalseks kuulaks, et Bitcoin tegelikult näitas negatiivset tootlust eelmine aasta –6%. Et noh, kui kulla hind tõuseb ainult tänu sellele, et raha prinditakse juurde, siis miks Bitcoin ei tõusnud? Et siin on jah, huvitav selline nagu lahklemine on tekkinud. Ja tegelikult üks põhjus võib olla selles, et siin on välja toodud graaf, mis näitab meile Hiina riigi sellised nagu Foreksi reservid ehk põhimõtteliselt palju neil on siis välisvaluutat või kuidas mis väärtpaberites või metallides või varades hoiab siis keskpank oma siis reservid. Ja me näeme, et siin alates kuskil 2021 siin Hiina keskpangal hakkasid kasvama siis kullareservid ehk nad hakkasid kulla ostma ja see sinine joon on siis Ameerika riigi võlakirjad. Et nende osakaal hakkas vähenema, et see on siis meil see vasakpoolne skaala 35%-st kuskil 22%-ni, nii et noh, natukene rohkem kui 10% on kukkunud võlakirjade osakaal ja tegelikult siis kulla osakaal 2%-st 6%-ni on praktiliselt kolmekordistanud. Ja see võib olla ka üks põhjust, et miks meil siis kulla hind nagu isegi rohkem kui inflatsioon rallinud tegelikult, kui me vaatamegi siin seda kõige esimest ülemist vasakpoolset graafikut, siis me näeme, et siin on inflatsiooniga korrigeeritud kulla hind. Tegelikult, kui kuld absorbeerib ainult inflatsiooni, siis see graafik peaks olema üsna stabiilne. Aga me näeme, et hetkel tegelikult inflatsiooniga korrigeeritud kuld rallis isegi rohkem. See tähendab seda, et siis kuld rallis rohkem, kui oli raha prinditud juurde ja üheks põhjuseks võibki olla see, et mitte ainult Hiina tegelikult, vaid teiste riikide keskpangad hakkasid aina rohkem kulda ostma, ehk selline nagu nõudlus, päris nõudlus kulla vastu
tekkis ka äh, eelmine kord, kui meil kuld nii palju rallinud, see oli tegelikult siin peale ülemaailmset finantskriisi 2008, 2009, 2010 tegelikult ka suht palju raha prinditi toona ka. Esimest korda tuli selline nagu quantitative easing, keskpank hakkas raha printima, et siis sellest ülemaailmsest finantskriisist välja tulla. Ja siin ka meil tegelikult noh, oli see koroonakriis, kus alustati siis raha printimisega ja siis teised muutused maailmas, mis viisid siis või äh, andsid impulsi keskpankadele, eri riigi keskpankadele hakata kulla ostma. Nii et jah, inflatsiooniga korrigeeritud, hetkel olema päris suure ralli teinud, kas järgmine aasta see jätkub. Ilmselt kõik hakkab rohkem juba sõltuma, me nägime, inflatsioon tegelikult on suht stabiliseerunud, keskpank enam nii palju raha ei prindi, aga kõik sõltub siis sellest nõudlusest keskpankade poolt, et kui nad hakkavad edaspidi kulla ostma, siis kulla hind võib kõrgemale minna, kui nad jaotavad oma kullavarad samal tasemel, siis me võime näha tegelikult ka kulla hinnas arvestatavat korrektsiooni. Siin on ka veel paar huvitavat graafikut, mis näitab meile samamoodi, nagu me vaatasime Dow Jonesi ja S&P 500 puhul, kulla aastane tootlus, et me näeme, et kuld tegelikult siin ka enamikul aastatel ikkagi näitab sellist nagu positiivset tootlust ja eelmine aasta oli siin ajaloos vaadatuna teine rekordtootlus 64%, kõige suurem tootlus oli aastal 1979, 126%. Ehk pool sellest hetkel on olnud, aga jah, vahepeal nii suuri tõusu kullal ei olnud, aga ka suht stabiilselt iga aasta tegelikult näitab sellist kasvu. Mõned aastad on siin langus, mis on huvitav, et võrreldes S&P 500 indeksiga, need langusaastad tegelikult ei ole nii suured, et siin võib olla kõige suurem –27%, mis oli 2013. Ja siis 81 –32%, aga see tuli peale sellist nagu suurt tõusu 126%, siis 15% veel järgmisel aastal, et siin pigem oli selline korrektsioon. aga üldiselt jah, vaadates seda graafikut, siis siin tundub arusaadav, et miks diversifitseeritakse oma portfelli kullaga, et kuld ei kuku nii palju, ehk põhimõtteliselt siis kui isegi kullal on selline nagu langusaasta, siis ta ei tee seda nagu langust väga, noh, ei teki väga suurt sellist nagu langust ehk ei mõjuta portfelli nii palju, aga jah, enamikul aastatel saab ikkagi sellist nagu positiivset tootlust. Ja nagu sai mainitud tegelikult, et väga palju sõltub sellest raha printimisest, kulla hind. Ja siin me näeme tegelikult graafiku, mis näitab meile siis Ameerika Keskpanga varade mahtu ja siis nende muutus. Ja me näeme, et siin ka praktiliselt iga aasta prinditakse raha juurde, siis kui on kriis, 2008 150% juurde prinditi, siis siin koroona ajal 76 ja siis järgmisel aastal peaaegu 20. muidugi peale sellist nagu suuri raha printimisperioodi tekib mingi periood, kus raha ei prindita, aga siin me näeme miinused tegelikult ka, et seda sularaha nii palju nagu ei vähendata, –0,2, –0,8%, natukene siis stabiliseerib see rahamass ja siis prinditakse juurde, siis paus, prinditakse juurde, paus, et siin sellist nagu suuri korrektsiooni ei ole. Tegelikult, et võib-olla siin 2022, 2025 tegelikult oligi kõige suurem, et huvitav ja et jällegi, kui vaadata sellist nagu otsest seost keskpanga bilansi vahel ja kulla hinna vahel, siis tegelikult me näeme, et 2022, 2025 keskpanga bilanss vähenes, aga kulla hind siin nagu kasvas need aastad. Ja siin jah, võib-olla tegemist ongi viivitusega, et raha prinditakse ja siis mõni aeg pärast hakkab kulla hind kasvama. aga jah, siin noh, teine faktor võibki olla see just, et paljude riikide keskpangad hakkasid ka kulla juurde ostma, et see mõjutas eelmise aasta tootlust kindlasti. Nii, lähme edasi ja järgmiseks teemaks meil on kasumite ja dividendide seos
aktsiahinnaga, et kuidas nad on omavahel seotud, see on tegelikult see põhimõte minu investeerimises, et just sellest infost ma lähtun, kui ma valin aktsiat just nagu pikaajalisemaks investeerimiseks. Et siin graafik näitab meile, kui palju siis S&P 500 tootlus sõltus aktsiafirmade kasumitest ja dividendidest. Ja siin on välja toodud erinevad perioodid alates teist maailmasõja, alates aastast 92. Me näeme, et siin 94-95% siis S&P 500 indeksi tõusust on sõltunud siis kasumi tõusust või kasumi langusest, ehk põhimõtteliselt 95% on see korrelatsioon kasumi ja aktsiahinna tootluse vahel. Viimase 10 aastaga see on läinud nats madalamaks 82% ja viimane aasta see oli ka põhimõtteliselt 82%. Et natukene lühemaajalisemas perioodis see seos ei ole nagu nii 100%-line, aga mida pikema perioodi me vaatame, seda rohkem on näha, et siis pikaajaline aktsia hinna liikumine sõltub sellest, mis firmal hakkavad tegema käibe, kasum, dividendi maksmised. Et sellist nagu fundamentaalid. Veel üks huvitav graafik, mis näitab meil, kuidas on oluliselt kasumimarginaal S&P 500 firmadel on paranenud, et mitte ei hakanud, miks meil indeks läks kõrgemale, mitte ainult firmad ei hakanud rohkem kasumit teenima, tegelikult nad ärid hakkasid palju efektiivsemaks, et suudavad samast käibedollarist rohkem kasumit teha. Siin me näeme siis sellist nagu kasumimarginaali arenemist alates 70-ndates. Tegelikult 70-90 keskmine net margin oli kõigest 5%, 5,1%. Ja siis alates 90-ndatest, siis kui meil hakkas internetarvutit levima, me näeme, et tegelikult see hakkas ülespoole roonima, et siin oli ka ülemaailmse finantskriisi ajal 2008-2009 ajutine selline langus, aga siis see marginaalsus uuesti taastus. Ja alates, kui me vaatame 2002, tegelikult keskmine on 9,2% ja hetkel, kui me vaatame viimased aastad, see on isegi veelgi kõrgemal tasemel, hetkel on 12,5%. Et millest see on tulnud? No kindlasti väga palju on tulnud tech-firmade tõttu. Et 70-ndates meil ei olnud veel selliseid nagu tech-firmasid, tarkvarafirmasid nagu praegu, kes suudaksid opereerida 90% gross margin'iga ja seal 30-40% net margin'iga, et need firmad ilmusidki meil just interneti ja arvuti tulekuga, üleefektiivsed sellised nagu kasumi genereerijad ja nende tõttu enamasti siis meil on siin tõusnud net margin. Kui palju ta jääb tõusma, no huvitav küsimus, et nüüd meil see järgmine tehnoloogia, tehisintellekt, et tegelikult kui sellega saab arvutitega, internetiga sai asju palju efektiivsemaks teha, nüüd kui tehisintellektiga saab veel efektiivsemini, siis jah, me võime näha tegelikult edaspidist sellist marginaalsuse kasvu. Siin veel paar graafikut ka näitavad meil põhimõtteliselt sedasama asja, kuidas sõltub siis S&P 500 indeksi tootlus kasumitest ja tegelikult sellist nagu emotsioonidest, et siin eri aastatel see mõju võib olla nagu erinev, et kui vaatame siin seda kümnendi 90-ndatet kuni 2000, et siis meil kuskil 10% kasvasid kasumid ja tegelikult tootlus oli keskmine siin 15%, ehk me näeme, et osa sellest tootlusest tuli valuation. Valuation ongi põhimõtteliselt see, kui kasum jääb samal tasemel, aktsia hind tõuseb, siis P/E ratio tõuseb, no see on puhtalt selline nagu ootused või emotsioonid, nimetage kuidas tahate, aga põhimõtteliselt selline ja nagu jah, kasumitest mitte seotud komponent ja noh, nimetamegi seda nagu ootusteks, emotsioonideks, et me näeme, et selle tõttu siis
tuli lisa 5%, praegu 50% valuatsioonist juurde. Siis järgmine kümnend, 2010 tegelikult siin jätkasid kasumid väikest tõusu, aga kuna aktsiad olid ka ülehinnatud ja siis peale seda tekkmulli lõhkemist me näeme, et oli selline nagu negatiivne emotsioon siin sees, et tänu sellele siin tootlus oli ka negatiivne. Sel kümnendil, nagu me vaatasime, tegelikult –1% oli see tootlus. Ja siis järgmine aastakümnend, 2010-2020 jällegi aktsiahinnad kasvasid kiiremini kui kasumid ja siis pool sellest nagu tootlusest tuligi tänu emotsioonidele. Ja siis järgmine kümnend tuli taas taastumine, et sellised nagu ootused mõjutasid negatiivselt, aga siis kasumid kasvasid rohkem. Ja kui vaadata üldse, siis alates 90-ndates kumulatiivselt, siis kõik need, me näeme, et isegi eri aastakümnenditel selline nagu emotsioonide mõju võib olla nagu erinev ja siin tundub olla, et peale iga kümnendit siis meil on natukene rohkem positiivset emotsioonide mõju, siis negatiivset, siis positiivset, siis jällegi siin viimast 5 aastat negatiivset natukene. Aga üldiselt jah, me näeme, et siis enamik sellest nagu indeksi tootlusest meil tuligi tänu kasumi kasvudele. Ja siin on veel välja toodud viimased 4 aastat ja siis ka prognoos ja selleks aastaks, et siin me näeme 2022 tegelikult aktsiahinnad kukkusid palju rohkem kui kasum, et kasum tegelikult isegi kasvas 3%. Ja siin dividendiga tootlus tuli juurde, aga aktsiahinnad meil kukkusid 17%, 18% ja põhimõtteliselt enamik sellest kukkumisest meil oli valuation ehk põhimõtteliselt selline nagu emotsioon või ootused. Ehk ka aktsiad tegelikult olid ülehinnatud ja kasum ei kasvanud nii palju, nagu oli oodatud ja sellega tekkis selline nagu negatiivne sentiment aktsiaturul ja tänu sellele enamik langusest toimus. Aga 2023 kasumid hakkasid uuesti kasvama ja siis tegelikult tuli vastupidi see positiivne sentiment, et me näeme, et 2023 enamik tootlusest tegelikult tuligi ka juba sellest nagu ootusest, siis see ootuse komponent vähenes 2024, praktiliselt ei olnud seda eelmine aasta ja siis see aasta ennustatakse, et põhimõtteliselt kasumid kasvavad 11% ja pluss dividend ja siis indeks kokku kasvab 12%. Mis aga reaalselt, ma arvan, toimub, et kui meil reaalne kasv tuleb väiksem, kui oodatakse kasumites, siis juhtub midagi, mis meil oli 2022, siis turg korrigeerib ja siis meil rohkem sellist nagu negatiivset emotsiooni siin tekib, tekib väiksem tootlus. Aga kui me näeme isegi paremat kasumi kasvu, siis siin ootused võivad veelgi suureneda, siis me võime tegelikult saada ka päris head tootlust aktsiaturul. Et tegelikult ma arvan, et üks neist kahest peaks nagu juhtuma, et tihti ei juhtu täpselt nii, nagu analüütikud ennustavad. Aga jah, peamine sõnum siis kõigidest nendest graafikutest, nagu me näeme, et üksikul aastal aktsia hind võib kasumi kasvust või langusest erineda positiivselt või negatiivselt ja mõjutada aktsia hinna, aga pikas perspektiivis see kõik ikkagi nagu tasakaalustub. Ja kui me vaatame kõik perioodid kokku, siis pikas perspektiivis, kui firmal kasum, käibe, dividendid kasvavad, siis aktsia hind on kõrgemal tasemel. Kui kasum, käibed stagneeruvad, langevad, siis tegelikult aktsia hind hakkab olema madalamal tasemel, et see on selline nagu siis peamine sõnum kõikidel nendel graafikutel ja see on siis ka, nagu ma mainisin, minu investeerimise põhimõte, et ma tahangi investeerida firmadesse pikaajaliselt, mille käibekasumid on siis pikas perspektiivis kasvavad ja siis isegi kui lühiajaliselt mõni 1-2 aasta perspektiivis sa näed siis aktsia hinna langus, siis pikas perspektiivis ta ikkagi läheb fundamentaalide kasumite ja käibede järgi. Nii, siin veel mõned huvitavad graafikud, mis näitavad meile turu kontsentratsiooni ka, et tegelikult enamik sellest S&P 500 tõusust eelmine aasta meil tuli
kõigest 10 suurimast aktsiast, et 53% kogu S&P 500 tootlusest meil tuli 10 suurimast aktsiast. Ja kui me vaatame siin ajalooliselt, siis tegelikult alates 2020 me näeme, et just sellised nagu suurimad firmad, 30–60% S&P 500 tootlusest annavad ainult 10 suurimat firmasid. Kui me vaatame siin ajalooliselt, see keskmine tundub olevat siin kuskil 20% nad peaks andma, et just viimase 5 aasta jooksul need Magnificent Seven ja siis +3, et 10 suurimat firmat on andnud just nagu sellist nagu suurimat tootlust. Vahepeal siin on olnud ka sellist nagu kontsentreeritud firmade parem tootlus, et just 2009 ja siis 2000 dotcomi mulli ajal. 2 perioodi oli, kus 10 suurimat firmat mõjutasid väga palju S&P 500 tootlust, aga pole kunagi varem olnud sellist nagu pikemaajalisemat perioodi, nagu on hetkel, et 10 suurimat firmat hakkavad pikemat aega, noh, siin keskmiselt võib öelda kuskil 50% sellest tootlusest annavad. Muidugi see on osaliselt ka põhjendatud jällegi tänu sellele, et nende kasumid on palju kasvanud, et just 10 suurima firmade kasumid on tublisti kasvanud, me näeme, et nad on siin põhimõtteliselt moodustavad juba 32% kõigest S&P 500 kasumist. Aga hinnad on tõusnud kiiremini, me näeme, et siis vahepeal meil on siin tekkinudki olukord, kus hinnad on tõusnud tänu sellisele nagu positiivsele emotsioonile, ootusele, nende aktsiate hinnad tõusid rohkem kui reaalsed kasumid. 41% siis turukapitalisatsioonist need firmad võtavad S&P 500-st, aga genereerivad ainult 32% kasumitest, nii et jah, see on selline nagu lahklemine, mis oli meil tegelikult ka siin dotcomi mulli ajal, aga siin see oli isegi natukene rohkem ja me näeme, et üldiselt pikas perspektiivis need peaks ikkagi kokku minema, nii et siin ma ei imesta, kui siin see kasum enam nii palju ei kasva, siis turukapitalisatsioon peaks ka siis korrektsiooni tegema ja siis võib-olla pikas perspektiivis ka siin taastub see olukord, et 10 suurimat firmat hakkavad vähem panust andma üldise S&P 500 indeksi tootlusesse. Siin veel paar graafikut, mis puudutab need 10 suurimat firmat, et alustame siin parempoolsest. Siin 2 valuatsioonimeetrikut, et üks on price to earnings, hinna ja kasumi suhe, mis me tavaliselt vaatame hetkel, see oli siis tasemel 27 ja teine heledam joon näitab meil hind ja free cash flow ehk vaba rahavoog. Ja siin on huvitav lahklemine, et kui vaadata hinna ja vaba rahavooga, siis valuatsioon on läinud ülikõrgeks, et viimati meil on siis price to free cash flow olnud kõrgem kui price to earnings ka, siis põhimõtteliselt dotcomi mulli tipu ajal 2000, et hetkel on midagi sarnast, firmadel on nii suured capex'id, et vaba rahavoogu jääb vähemaks. Aga kuna aktsiahinnad on palju tõusnud, siis jah, see price to free cash flow valuatsioon läks üsna kõrgeks, kas siin olukord nüüd areneb meil samamoodi, nagu oli peale dotcomi mullu lõhkemist. Noh, meil on olemas tegelikult mõned erinevused ka, esiteks kasumid on rohkem firmadel kasvanud, teiseks tegelikult firmad ei ole nii palju võlga võtnud, et see vasakpoolne graafik näitabki meil just dotcomi ajal, kuidas võrreldes aastaga 96 siin on kasvanud võlgnevus sellistel nagu telekomi firmadel, mis osalesid selles dotcomi rallis. Et me näeme, et siin tegelikult võlad kasvasid päris palju, aastaks 2001 võlg oli kasvanud 187% võrreldes 96 aastaga. Kui me vaatame praegust võla kasvu, siis tegelikult tehisintellekti buum, et võrreldes aastaga 2022 hetkel on ainult 9% see on võlg kasvanud. Me rääkisime küll, et seal muidugi suurimad firmad nagu Google, Meta, Apple saavad kõik oma rahavoodest, CapExid finantseerida, Oracle näiteks võtab rohkem võlga, et CapExi finantseerida, et seal ongi erinevad sellised nagu meil mängijad turul tekkinud, keegi suudab
finantseerida oma free cash flow'ist, keegi peaks võlga juurde võtma, aga tervikuna, kui vaadata, siis jah, selle nagu võlgnevuse kasv võrreldes dotcomi mulliajaga, seda hetkel ei ole. nii et jah, kuigi meil on mõned sarnasused selle perioodiga, siis on olemas ka sellised nagu arvestatavad erinevused ka. Ja mida oodata siis S&P 500 indeksist edaspidi? Noh, nagu me nägime, siis analüütikute prognooside järgi kasum peaks kasvama S&P 500 umbes siis 11% järgmine aasta, et siis siin 2025 neljandas kvartalis oodatakse umbes sama kasvu ja siis siin järgmised kvartalid see peaks isegi natukene rohkem kasvama, et analüütikud endiselt prognoosivad kasumite kasvu ja valuatsioon hetkel meil on siis siin arvestatakse tulevase aasta kasumit. Selle meetriku järgi siis hetkel meil on see 22. 22 järgmise või käesoleva aasta tulevast kasumist on siis väärt S&P 500 indeks. See on ka tegelikult ülikõrge näit, et viimati ta oli meil dotcomi mulje ajal ja siis peale seda koroonarallit 2020. Ja siin, kui kasumid jätkavadki tõusu samal tasemel, siis me võimegi umbes sel tasemel jääda, aga kui meil siin tekivad mingid kvartalid negatiivsed üllatused, et kasumid ei kasva nii palju, siis tegelikult me võime näha siin ka korrektsiooni selles valuatsioonis, ehk põhimõtteliselt, mis see meile ütleb, et hetkel on üle positiivne sentiment, ootused ja kui peaks midagi halvemaks minema, siis tegelikult sentiment mitte ainult ei normaliseeru, tihti ta läheb ka negatiivseks. Et siis me võime saada sellised nagu madalad valuatsioonid ka. nii et vaatame, kuidas see hakkab arenema kindlasti. Siin ülevaade saadete raames me hakkamegi monitoorida need makronäitajad, mis hakkavad seda mõjutama ja vaatama muidugi ka firmade kvartaaltulemused ja siis hakkame nägema, kuidas seal käibed, kasumid neil arenevad. Natukene siin sesoonsusest ka, mida oodata siis sesoonsete paternide järgi sellest aastast. Et noh, jaanuar tegelikult on üsna positiivne, peaks olema siin graafik, mis näitab meile selliste nagu aktsiate, suletud fondide ostmised, et millal nad tavaliselt kõige rohkem ostavad ja tegelikult jaanuar on siin esikohal, jaanuar, siis märts ja aprill on kolm sellist nagu kõige suurimat ostukuud. tavaliselt jah, aasta alguses hakatakse rohkem ostma, tihti seetõttu jaanuar meil on positiivsem. Samas, kui me vaatame siin sellist nagu presidendide tsükli, Ameerikas presidenti valitakse 4 aastaks ja siis meil on olemas selline nagu valimisaasta, siis kui president on valitud, siin sai meil Trump valitud, siis esimene aasta, teine aasta, kolmas aasta ja siis siin tuleb uuesti 4. presidendi aasta, siis kui valitakse uut presidenti. Ja me näeme, et see punane joon, kuidas meil on S&P 500 see tsükkel käitunud ja must joon näitab meil siis keskmist sellist nagu käitumist viimase 126 aasta jooksul. Ja tegelikult see aasta indeks käitus suht sarnaselt nagu selline nagu üldine käitumine, et aasta algas tugevasti, siis oli väike nõrkus, see aasta oli natukene suurem nõrkus ja siis indeks aasta lõpuni läheb kõrgemale, et täpselt selline nagu käitumine oli. Enne üle-eelmine aasta, enne presidendivalimisi tegelikult ka indeks suht sarnaselt selle sesoonsele paternile tõusis. Mis oodata nüüd see teine Trumpi aasta? Tegelikult me näeme, et tavaliselt sel aastal turg liigub suht külgsuunas, nii et see võib juhtuda ka meil see aasta, et jääme siin konsolideerima, vahepeal korrektsioonid tulevad ja siis tugevus võiks tulla ülejärgmine aasta või siis juba järgmine aasta 2027, et siis indeks tavaliselt näitab suuremat rallit. Siin on aga üks nagu erinevus, kui vaadata just sellised nagu presidendi teist ametiaega, et siin on välja toodud statistika, kui meil on
presidendil teine aasta käib ja siis on tema teine nii-öelda ametiaeg presidendi ametis, siis me näeme, et see teine aasta tegelikult siin paistab silma eriti hea tootlusega 11,6%. Aga jah, siin võib olla mõju, võib-olla väike eripära on selles, et tihti seal Ameerikas presidendi valiti teiseks ametiajaks järjest, ehk oli esimene ametiaeg 4 aastat ja siis 4 aastat juurde, ehk siis kokku 8 aastat järjest. Aga siin meil Trumpi põhimõtteliselt oli esimene aeg, presidendi ametiaeg, siis oli vahepeal Biden ja siis Trumpi teine ametiaeg, ehk nad ei olnud järjest. Võib-olla siis seekord me saame, mulle tundub, rohkem midagi sellist kui sellist nagu head totlust, aga noh, jällegi pärast huvitav jälgida, kuidas see võrreldes sesoonse paternidega ikkagi käis, et hetkel meil on kaks sellist natukene erinevat statistikat hetkel. Nii, see on siis kõik sellistest nagu üldistest teemadest, et nüüd hakkame vaatama mõned konkreetsete firmade tulemused. Ja enne kui me vaatame veel tulemused, et siin vahepeal tuli ka Tesla kohta värske info, et mis puudutab nende elektriautode tootmist ja tarnimist. Ja siin tegelikult huvitav graafik näitab meil Tesla kogu siis tarned ja me näeme, et siin alates 2022 tegelikult Teslal enam auto tootmine väga palju ei kasva, et alates 2018 on olnud suurem tõus kuni 2022 ja siis jäänud suht stabiilseks. Nende kõige müüdum auto on Tesla Model 3. Äh, siin me näeme ka sama pildi, et alates 2022 tegelikult üsna stabiilne, siis viimases kvartalis värskete andmete järgi me näeme, et võrreldes kolmanda kvartaliga siin oli vähem autosid toodetud, samas võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga oli ikkagi natukene olukord paremaks läinud, aga üldiselt jah, siis me näeme, et alates 2022 kuskilt automüük eriti nagu ei tõuse. Ja kui me vaatame siin Tesla pikaajalisemat graafikut, see on kuine graafik. Siin tegelikult me näeme 2018 kuni 2022 meil oli periood, kus reaalselt autode tootmine kasvas, käibekasum kasvas ja siit me nägime ka tegelikult aktsiahinnas liikumist ülespoole. Ja siis alates 2022, miks meil Tesla siin kauplebki suht külgsuunas, tegelikult me näeme, et nende peamine käibe ja kasum tuleb hetkel ikkagi autoärist ja seetõttu aktsiahind siin pole palju kasvanud. Et viimasel ajal ta on nats rallinud, aga kuna käibekasum pole suurenenud, siis tegelikult see kasv hetkel on kõik nagu seotud tootustega, et Tesla hakkab seal roboteid tegema, veel midagi, ehk põhimõtteliselt seal on väga palju ootusi sees. Ja hetkel me näeme seda siis valuatsioonis, et Guru Fox valuatsiooni järgi oluliselt ülehinnatud Tesla ja lihtsalt kui vaadata P/E ratio, mis on peaaegu 300, tulevane 208, et ülekõrged näitajad. Price to sales rohkem kui 15 ja see on siis firma puhul, mille gross margin on kõigest 17% ja puhas marginaal on 5%-st nats kõrgemal tasemel. Et ta ei ole sellise nagu kõrgmarginaaliga firma. Me näeme, et alates 2022 peamine äri ei kasva. Aga aktsiahind on siin jah, väikest tõusu siin isegi teinud, noh kui väikest, ta on üsna volatiilne, tegelikult alates 2024 hind oli $160 ja hetkel on siis 450 umbes, et tegelikult aktsiahind on peaaegu siin kolmekordistanud ilma selleta, et siin tegelikult reaalselt fundamentaal paraneks, nii et see on ka tegelikult väga palju tulnud just sellist nagu emotsioonist. Nii, lähme edasi ja nüüd vaatame, siin meil olid kolm huvitavat kvartaaltulemust ja alustame Constellation Brands, STZ, see firma, mis me siin hiljuti saades vaatasime detailsemini üle ja vaatame nüüd, mis värsked tulemused tal tulid.
Kasum tuli $3 koos 6 sendi, oli 43 sendi parem kui analüütikud ootasid ehk oluliselt parema kasumi näitasid. Käibe tuli ka nats parem kui analüütikud ootasid, 2,22 miljardit, analüütikud ootasid 2,15, aga käibe on kukkunud 9,8%, et peaaegu 10% võrreldes eelmise aastaga. Õlu müük kukkus, veinide ja muude alkohoolsete joogide müük kukkus ehk tegelikult me näeme, et see äri ei ole hetkel kasvav. Ja prognoosi, mis nad andsid, oli küll enam-vähem sama nagu analüütikud ootasid, aga kui me vaatame siin sisse, siis me näeme tegelikult ja õllede müügi ennustatakse ka siis langust 2-4%, et nende peamine äri ja siis tegelikult teiste alkohoolsete joogide müük peaks langema veelgi rohkem, kuni 20%. Miks see aktsia pakkus meil siis huvi, miks me seda varem üle vaatasime, tegelikult üks põhjus oli see, et ta oli palju kukkunud, nagu me nägime, et ta oli S&P 500 aktsiate hulgas seal top 20 põhjast tänu sellele nagu langusele, mis siin oli. aga jah, seal gurud, tuntud fondijuhid hakkasid seda ostma, seetõttu pöörasime selle tähelepanu ja siis ta on siin palju alahinnatud, Guru Focusi järgi hakkas huvitava tehnilise paterni siin tegema, et see oli nagu pea ja õlad inverteeritud patern ja siin meil tekkis kõrgem põhipäeva selle graafikul ja tegelikult ma juba suht tehniliselt hakkasin tähelepanu pöörama selle aktsiale selle esimese kõrgema põhja tekkimisega. Noh, vaadates sellist nagu fundamentaali, sinna võib-olla pikaajaliselt väga ei tahaks investeerida, et see ei ole ikkagi kasvav firma. Aga vaadates, et sellist nagu fondijuhid ostavad ja võib-olla see on ajutine selline suurem langus on olnud, lühiajaliselt võib proovida siin sellist nagu lühiajalist tõusu saada, eriti arvestades, et siin hakkas just selline nagu positiivne tehniline patern arenema, mis viitab trendi pööramisele. aktsia hind reageeris kvartaaltulemustele ka positiivselt, +5% on tõusnud. kui vaatame siin graafikul, käibe, noh, me näeme, et suht stabiilne, siin sesoonsed kõikumised on olemas ja siis jah, siin probleemiks oli eelmine aasta 2 kvartalit, kus neil tuli kahjum, aga 3 viimast kvartalit on juba stabiilselt kasumis tagasi. TTM Trailing 12 Months, siin on näha ka selle firma võib-olla peamine mure, et käibe hakkas siin 2 kvartalit juba kasvama, kui see on kukkuma vastupidi. kui see on ajutine, võib-olla fondihaldurid teevad midagi, mida me ei tea, et siis kui see hakkab taastuma, tegelikult võib olla üsna hea ostukoht hetkel madalama hinnaga selles aktsias, aga kui see jääb samal tasemel, siis tegelikult aktsia hinnale väga palju tõusuruumi siin ei oleks. kasum, me näeme 2 kvartalit TTM järgi on juba plussis. Selle aktsiahinna kukkumisega firma on hakanud siin ka aktsiate tagasioste tegema, me näeme, et siin viimased kvartalid hakkasid aktsiad tagasi ostma. Valuatsiooni poolest hetkel P/E 24, aga neil peaks kasum siis taastuma, et just siinsamas TTM-is, kui need negatiivsed kvartalid enam ei mõjuta seda aastast kasumit, siis ta peaks olema tasemel kuskil 12, mis on nagu üsna okei, tegelikult sellise stabiilse kasumliku firma puhul marginaalsus neil on ka suht hea, et parem isegi kui Teslal, et gross margin 51 ja profit on 12. et sellised huvitavad arengud on siin Constellation brändsiga juhtunud, et tehniliselt jah, ilus selline nagu trendi pööramise patern, fundamentaalselt noh, selline nagu stabiilne võib öelda jah, kui sinna investeerida, siis peaks arvestama, et see võiks olla siin ajutine selline allahinnatud tasemest taastumine võib-olla ja siis siin väga suurt pikaajalist kasvu ei tasu oodata. Järgmine kvartaal tulemus, mis me vaatame, on Simulations Plus, SLP, aktsia, millest ma olen ka eelmine või üle-eelmine aasta natukene rohkem rääkinud, vaatasime seda detailsemini üle, ma olen sinna ka investeerinud tegelikult ka selle languse ajal siin natukene juurde ostnud, esimene investeering oli siin täpselt enne seda, kui ta
hakkas langema, aga ma ostsin väga väikses summas ja tahtsingi siin osaliselt selle investeeringusse sisse minna. Ja siis jah, tundub, et see oli nagu õige otsus. Et siis sai kõigepealt siin kõrgema hinnaga ja siis juurde said positsioonid soetatud madalama hinnaga, nii et hetkel ta on isegi hakanud siin eelmise aasta juulist juba ilusti taastuma. Tulemused, mis firma raporteeris, olid noh, sellised nagu segased, et käibe oli nats parem, kui analüütikud ootasid, kasumiga tuli nats madalam, aga ikkagi tuli kasum. Et miks siin vahepeal see aktsia hind on nii palju kukkunud ja miks ta on muutunud siin nii palju allahinnatuks Guru Fox evaluatsiooni mudeli järgi, et kui vaatame siin tulemused kvartaalselt, siis me näeme, et üldiselt firmal siin selline nagu viimastel kvartalitel stabiilne käibe, ta on kasumlik ja siin oli üks kvartal tegelikult, kui neil oli üks suurem mahakirjutamine, mis mõjutaski siis siin ka sellist nagu aktsiahinnaga sellest kvartalist alates. Nüüd eelmine kvartal me nägime juba, et firma kasum taastus ja tegelikult nad andsid suht konservatiivse prognoosi, aastaks ei arvesta mingi kasvuga üldse, aga kui seal peaks tulema, see oleks siis üllatus. Aktsia hind reageeris isegi positiivselt, et kõigepealt hind avanes madalamale tasemele, aga siis rallis pluss 8%. Vaadates TTM, siin on näha tegelikult, et käibe oli kasvav ja siin 2 viimast kvartalit jäi seisma, et see on selline võib-olla murekoht selle firma puhul ja selle ühe suure mahakirjutamise tõttu hetkel TTM trailing 12 months kasumit siin ei ole. EBITDA me näeme, et ikkagi on jäänud stabiilseks ja isegi natukene kasvas võrreldes eelmiste kvartalitega. Kuna jah, ta on siin TTM järgi kahjumlik, siis P-ratio't hetkel ei ole, aga tulevane P-ratio on 18,8. Kasumlikkuse poolest temal on ka hea marginaalsus, gross margin 59, operatsiooniline 9, net on hetkel suur miinus jällegi tänu selle üksik kvartalile. Siin veel mõned graafikud selle firma puhul, Simulations Plus, millega ta üldse tegeleb, siis põhimõtteliselt ta pakubki teenused bioteki firmadele, et ja tehisintellekt peaks ka neile kasuks tulema, kuna nad, nagu nimi ütleb, et siis nad pakuvadki erinevad sellised nagu virtuaalsed simulatsioonid, et vaadata, kuidas erinevad ravimid toimivad ja midagi sellega seonduvat, et tundub olevat suht huvitav valdkond. Kui me vaatame siis täiendada graafikut, vaatame bilanssi, et siit me näeme see ühekordne maa kirjutamine, mis neil oli, et põhimõtteliselt vaba raha, mis neil oli bilansis, et põhimõtteliselt siit 100 miljonit oli kadunud. Aga neil bilansis me näeme siin punaseid tulpa, võlga praktiliselt ei ole, ehk neil ongi vaba raha ja kuna nad on kasumlik, siis see vaba raha hakkas siin juba tagasi taastuma. Nad isegi ei pidanud siin aktsiaid lahjendama, et me näeme, et siin aktsiate arv suht stabiilne, et siin minimaalne selline lahjendamine võib-olla siis aktsiaoptsioonidega seotud on olemas. Raha siis bilansil taastub, firma on kasumlik, võlga ei ole. Ja institutsionaalsed investorid, tegelikult me näeme selle langusega, institutsionaalsed investorid ei hakanudki müüma, vastupidi, et nende osalus suurenes ja mis on huvitav, et siin on päris kõrge ka veel insiderite osakaal selles aktsias, et me näeme, et siin aktsia hinna tõusuga esimesega insiderid siin natukene müüsid oma aktsiat, aga edasise langusega siin insiderid väga palju nagu ei müü. Et see, et insiderid veel ei hakanud massiivselt väljuma sellest aktsiast, näitab, et nad näevad veel sellel firmal palju potentsiaali ka. Ja mis on veel huvitav, et gurud, tuntud fondihaldurid, nemad viimases kvartalis tegelikult ka rekord palju ostnud seda võrreldes kogu siis siin 10-aastase ajalooga. Et me näeme, et selline esimene suurem ostlemine oligi siin just 2018-19, enne kui aktsia hind tegi siin suuremat tõusu. Sellega oli siis osa positsioonidest realiseeritud ja siis siin tegelikult viimase langusega alates 2025, siin me näeme rohkem juba sellist nagu ostlemist gurude poolt.
nii et kui gurud ostavad, institutsionaalsed investorid ostavad, insiderid ei müü, siis võib-olla jah, seal firmal on veel potentsiaali olemas ja käibe, kasum jätkavad tõusu, siis aktsia hind tegelikult hetkel võib olla üsna heas kohas, et sinna pikaajaliselt investeerida. Ja viimane kvartaal tulemus, mis me täna vaatame, on VD40 ehk VD40 kindlasti ma usun, et paljudel kodus on olemas selline vahend, et see on selle firma üks tuntumatest toodetest, neil on tegelikult olemas ka teised sarnased tooted, aga VD40 on selline nagu ülemaailmselt kõige kuulsam toode, mis neil olemas. Ja tegelikult mulle see firma meeldib just sellegipoolest, et see on hea näide, kuidas aktsia hind, kui vaadata selle aktsia just 10-20 aastast perspektiivis, aktsia hind on 10-kordistunud, väga palju kasvanud. Ja selle aktsia taga ei ole mingit nagu high-tech'i ärid, täitsa tavaline nagu toode, mis nad müüvad, aga selle ümber on päris nagu hea selline kasumlik äri üles ehitatud ja see mõjutaski sellist aktsia hinna pikas perspektiivis. Eelmine aasta, tegelikult kui me vaatame eelmise aasta juunis, tegelikult aktsia hind siin on langenud ja septembrist alates on siin, üritab põhja teha külgsuunas, kaupleb. Tulemused, mis nad raporteerisid, enam-vähem vastasid analüütikute ootustele, et käibe oli raporteeritud 154,4 miljonit, analüütikud ootasid natuke rohkem, 155 ja kasum aktsia kohta tuli $28, analüütikud ootasid $45, et 11% madalam kasum tuli. Aktsia hind reageeris kõigepealt langusega –6%, aga hakkas taastuma ja siis tegelikult järgnevatel päevadel hakkas siit edasi taastuma, et tundub, et ajutiselt siin lühiajaliselt hind üritab sellist nagu põhja võib-olla leida tehniliselt. Kui me vaatame selle kvartali käibet, siis me näeme, et siin on ka väike selline nagu sesoonsus olemas, aga üldiselt käibe väikses tempos siin kvartaalselt liigub ülespoole. Ilus kasumlikkus on olemas. TTM Trailing 12 Months me siin ka näeme, et siis käibe natukene kiiremini kasvas 2024, 2025, see kasv natukene siin aeglustus. Et see on ka põhjus, miks aktsia hind siin hakkas meil langema. Enne seda tegelikult siin, kui vaadata natuke pikemaajalist graafikut, alates 2023-2024 aktsia hind oli siin õlusas tõusvas trendis, et oli just käibekasum natukene kiiremini kasvasid ja eelmine aasta see kasv siin aeglustus ja seetõttu meil tuligi siin korrektsioon. Kui me vaatame Guru Fox evaluatsiooni, siis me näeme, et aktsia hind muutus ka ülehinnatuks. Ehk põhimõtteliselt, kuna siin ootused ei realiseerinud, kasv ei jätkunud nii kiire, siis aktsia hind kõigepealt korrigeeris selle õiglase evaluatsiooni juurde ja nüüd on natukene isegi selline negatiivsed ootused siin sees. Et Guru Foxi järgi jah, me näeme, et hetkel isegi modestly undervalued, veidi allahinnatud. Kui vaadata peer ratio't 29, tulevane ka 29 ehk põhimõtteliselt jääb enam-vähem samal tasemel, analüütikud ei oota see aasta, et käibe ja kasum kasvaksid. No tegelikult, kuigi Guru Fox ütleb, et modestly undervalued, siis sellise nagu kasumlikuga, aga stabiilse mitte kasva firma puhul võib olla see peer ratio 30 juures natukene kõrge. Nii et jah, kui siin kasvu juurde ei tule, siis tegelikult aktsia hind võib isegi natuke rohkem siin korrigeerida. Kasumlikkusega neil muidugi probleemi ei ole, ka päris hea kasumlikkus, 54% on gross margin, 14% on profit jällegi parem kui Teslal, kui võrrelda sellega. Ja mis on veel huvitav selle firma puhul, et nad maksavad dividendi ka ja nüüd selle aktsia hinna langusega dividendi tootlus läks ka viimase 10 aasta tipptasemele, et viimati siin 2022 oli nii kõrge dividendi tootlus 2% juures. Et mis nad veel teevad selle rahaga, mis nad teenivad, no me näeme, et siin, kui me vaatame bilanssi, et nad võlga vähendavad ja vaba raha hulk jääb suht stabiilseks.
Ja tegelikult hinnalangusega, aktsia hinnalangusega eelmine aasta hakkasid natukene rohkem aktsiaid tagasi osta, mitte väga palju, aga natukene ostavad, ehk põhimõtteliselt siis maksavad võlad tagasi, ostavad aktsiad tagasi ja siis maksavad ka dividendi, et läbi selle siis jaotavad oma kasumit. Äh, siin veel huvitav see, et selle aktsia hinna langusega, kui me vaatame viimast 10 aastat gurude tehingut, siis me näeme, et viimased 4 kvartalit nad on hakanud seda langust rohkem ostma, isegi eriti viimases kvartalis. siin palju ostsid. Insiderid ka, tegelikult kui ma vaatasin insiderite tehingut, seal müüki üldse ei ole, et eelmine aasta siin aprillis ja oktoobris olid otsud tehtud, mitte väga suured summad, 100 000 ja väiksem, aga jah, huvitav on see, et insiderid üldse ei müü, aga natukene ikkagi ostavad juurde. Ja kui me vaatame institutsionaalset investorit, siin oli natukene vastupidine liikumine, et siin nad natukene ikkagi vähendasid oma osalust ja sellega siis aktsia hind siin läks madalamale. nii et jah, selline nagu huvitav firma kindlasti, mida jälgida, aga võib-olla selle puhul tahaks näha natukene suuremat hinnalangust, et P/E ratio muutuks ka huvitavamaks. Äh, ja siis äri on muidu sellega üsna stabiilne, et nii, see on siis kõik minu poolt. Väike meeldetuletus veel siin lõpuks, et meil siin 16-18 veebruar, kuu aja pärast toimub selle aasta esimene aktsiakauplemise meistriklass koolitus. See aasta neid toimub üldse meil kaks. üks on siis veebruaris ja teine sügisel. seda me teeme koostöös Äripäeva Akadeemiaga. see on ka rohkem huvitav siis kauplejate jaoks. seal ma sellel koolitusel siis ma räägin sellest, kuidas organiseerida aktsia kauplemise protsessi, näitan seal kõik sammud, räägin sellest põhimõtteliselt vundamendist, mille peal igaüks saab üles ehitada kasumliku kauplemissüsteemi, just pikaajaliselt kasumliku kauplemissüsteemi. Ja muidugi jagan seal oma kogemust, et see aasta mul saab juba 19 aastat aktsiaturul, et olen üsna palju kaubelnud siin juba, nii et jah, mul on seal mõned huvitavad asjad jagada ja see koolitus ja on üsna põhjalik, see oli nagu 3-päevane. nii et kui teil on huvi parandada oma kauplemisoskust see aasta, siis ma usun, et see koolitus on üks hea koht, kust sellega alustada. okei, sellega on siis kõik. soovin teile kõike head ja kohtume järgmises saates.